Tead, kui ma sulle ausalt ütlen, siis ma ei ole eriti hea ärimees. Sellepärast, et mul on sellised mingisugused teised isikuomadused on nagu niivõrd nagu tugevalt löövad välja, et ma ei ole. Sest üldse, kui nagu suhtumine ärisse, siis see, kui sa tahad olla äris edukas, pead sa olema suht empaatia võimetu, suht selline külm, kaalutlev, teistest inimesest naglalt üle sõitev, no sa ei saavuta muidu midagi. Kui sa oled selline hooliv, empaatiavõimeline, emotsionaalne inimene, sa hakkad mõtlema, kuramus nii ikka ei ole õige käituda ja ma ei saa seda teha niimoodi ja need, kes ütleme ärimaailmast, ütleme nagu tipu saavutada, neil on puuduse, tegelikult nad on veidike sellise sotsiopaadi või psühhopaadi kalduvustega. Ma saan aru nendest inimestest tegelikult, kes tänapäeval siis loovad mingisuguse asja, on mingi platvormi või loovad mingisuguse aparaadi või asja, mis teeb meie elu odavamaks, lihtsamaks, paremaks, mida kõik inimesed tahaks kasutada ja inimene seoses sellega teenib raha, see on super. Aga see, kui sa tahad tulla selline ärimees, tegelikult on see täpselt samasugune ärikas, kuskilt odavalt osta, kellelegi kallilt müüa, veel kasutada ära oma sidemeid seda linnavalitsuses, ametnike seas saada mingid litsentse, lepinguid ja nii edasi. Tegelikult sa oled selline ärikas, üks sahkerdaja, et ma ei näe siin kuidagi olla põhjust olla kuidagi uhke ja võt, mina olen nüüd ärimees, käin ringi ja räägin kõigile. Ma ei tea, minu jaoks ei ole see väärtus ja minu jaoks ei ole need sellised eeskujud, keda jälgida ja keda imetleda. Ja võib-olla tuleb sealt see hea võrdlus, et edukaid ärimehi nimetatakse ärihaideks ja haid on ka kõigile seostuvad ilmselt, et hail väga emotsioone ei ole, ta lihtsalt sööb su ära. No just. Et siin raamatus sa tõid ka välja natukene rääkides oma tegevusest, et sa justkui suhtlesid nii, ütleme siis kriminaalidega ja ärimeestega, et olid kuskil seal nagu vahepeal, aga pigem nagu ühekski ennast ei saanud lugeda, sest muidu oleks, kui sa oleks öelnud, et ma olen kriminaal, siis kriminaalid oleks nagu su enda kampa võtnud ja öelnud, et miks sa ei koori neid ärimehi, ja kui oleks ärimeheks nimetanud ennast, siis oleks olnud kriminaalid, koorinud sind öelda. Et kuidas sa selle tasakaalu, ütleme seal sellise kahe maailma vahel suheldes saavutasid? Tegelikult ma kirjeldasin selle raamatu, või tähendab, ma kirjeldasin seda lugu just raamatus väga hästi ja üritasin kuidagi lahti rääkida selle, et siis kriminaalidele olime kogu aeg valgekrae, mingi arusaamatu tegelane. Ja siis valgekraedele, ärimeestele, olin ma kogu aeg selline kuratika gangster ja mafiooso ja selline, Ja mingil hetkel see mind väga häiris, kuni selle hetkeni, kuni ma saan aru, et fuck them, et ühesõnaga ma teen seda on my own way, nagu see Frank Sinatra laulus, I did it my way. Ja ma leidsin oma tee, mida mööda jälgida ja käia, mida mööda siis, mitte jälgida, vaid järgida ja siis edasi minna. Ja see, et sellises gangsterite maailmas sa muutuks aktsepteeritavaks, sa pead lihtsalt jõudu kasutama. Ma ei mõtle seda, et sa kellegi silma siniseks lööd, et see alguses nagu aitab, aga siis kui hakatakse Kalašnikovides kõmmutama, siis peab teistmoodi jõudu kasutama. Ja ainult läbi selle saavutada sa mingi respekti, et sinuga hakatakse arvestama, vaatamata sellele, et sa ei kuulu nende ridadesse ja sa oled mingil määral ikkagi valgekrae. Eesti esu.